Siis on selline poolmüütiline tegelane nimega puuküürnik. Kui te satute inimese otsa, kes ei maksa, keeldub välja kolimast. Mulle väga meeldis sinu kommentaar, et vaktsiini nende vastu ei ole. Minu varasemas karjääris ma olen puuküürnikega väga palju kohtus käinud. Ma tean, kes on selline nagu professionaalne puuküürnik. Need on inimesed, kes teavad tegelikult seadust väga hästi. See on minu lemmiknäide. See on, et sa teed ülesütlemise avalduse ja sa pead sinna siis, mis selle termin on, vaidlustamise korra. Ja sa pead inimesele kirjutama, kuidas ta saab seda ülesütlemist vaidlustada ja millise tähtaja jooksul. Sa ei tee seda, siis ta läheb kohtusse. Ehk sa pead kirjutama, et sul on õigus minna kohtusse, ta läheb kohtusse, ta ütleb, et tere, ma olen nüüd kohtus, aga see inimene ei öelnud mulle, et mul on õigus minna kohtusse. Ma ei teadnud minuga lepingut nagu lõpetatakse. Kas on kätte toimet? Ma ei ole vastuvõtt, ma ei saanud aru, siin ei olnud seda vaidlustamise korra, see on nagu mingi lihtsalt suvaline paber. Et sellised inimesi ma olen ka näinud, et need puuküürnikud tavaliselt teavad seadust väga hästi, nad otsivad, kuidas nad võiksid selles korteris maksimaalselt kaua siis tasuta elada. Rendinis me oleme kõiki selliseid saari- ja puuküürnikke alati välja lõiganud juba taustakontrolli staadiumis. 6 aasta jooksul ei ole ühtegi sellist juhtumit olnud.